No kindlasti on igaüks märganud, et koduse videokaamera helikvaliteet on üsna kehv, et mitte öelda olematu. Kuna mikrofon on kaamerasse sisse ehitatud, jäävad peale ka kõik kaamera liigutamisest ja käes hoidmisest põhjustatud helid. Lisaks saadab kõike kaamera mootori ebameeldiv sirin. Teiseks jäävad peale ka need helid, mille põhjustajaid kaadris näha ei ole. Parem on sellised helid salvestada eraldi ja lisada hiljem montaaži käigus, kus neid on võimalik paremini kontrollida, näiteks keerata vaiksemaks. Parema kvaliteediga heli saamiseks tuleks kasutada välist mikrofoni. Kõige parem, kui see mikrofon asub veel kaamerast eraldi, statiivi või poomi küljes. Kui on siiski vajalik mikrofon kaamera külge kinnitada, tuleks see kaamera korpusest mehaaniliselt isoleerida. Näiteks selle mikrofoni puhul on seda tehtud selliste kummirõngaste abil. Kuidas aga pääseda kõrvaliste helide salvestamisest? Tuleb valida suunatud mikrofon. Kaamera suunadiagramm näitab seda, millises suunas tulevatele helivõngetele ta tundlikum on. Kaamera sisse ehitatud mikrofon on ringikujulise suunadiagrammiga. See tähendab, et ta on võrdselt tundlik igas suunas tulevatele helidele. Väline mikrofon võiks olla hüperkardioid suunadiagrammiga. Sellised mikrofonid on tundlikud neile vaid ühelt poolt mõjuvatele helidele. Kuna mikrofon on tundlik helivõngetele, tuleb seda kaitsta tuule eest. Selleks on mikrofon tavaliselt ümbritsetud sellise vahtkummist tuulekaitsega, kuid sageli eelistatakse ka pikakarvalist varianti, mida kutsutakse ka koeroks. Intervjuu puhul on kõige mugavam kasutada revääri mikrofoni. See on väiksema tundlikkusega, asub heliallikale võimalikult lähedal ja tänu sellele ei jää peale nii palju ümbritsevat müra, ega ka seda, mis toimub näiteks seal või seal. Minu mikrofon on juhetpidi kaameraga ühenduses, sest ma seisan siin ja ei lähe kuhugi. Kui ma tahaks praegu aga jooksu pista, siis peaks mul olema raadiomikrofon. Sel juhul läheks juhe mitte kaamerasse, vaid näiteks selja taga asuvasse saatjasse. Revääri mikrofonidel on miinuseid ka. Näiteks on juhtmete riiete alla peitmine üsnagi tülikas, samuti võivad elektrijuhtmed ja mõned valgustid genereerida vastikut sirinat või müra. Niisiis, kui te seda veel teinud pole, on aeg oma kaamera mikrofoni sisend tolmust tühjaks puhuda ja seda kasutama hakata.